see on siis meie järgmine päev peale loomaaeda. Täna me siis lähme autoga Gold Coastile. Me vaatame, mis inimesed seal teevad ja kuidas seal meeleolud toimuvad. Mis te arvate Austraaliast? See ei ole see, mis Instagramis näidatud on, see on kõik suur vale. See on nagu maanteed ja kuradi lääne heaoluühiskond. Kus on loodus? Loodust pole, kõik on maha raiutud. Savise päike. Kuhu me jõudsime? Gold Coastile jõudsime. Siin on pilvõrkaid rohkem. Gold Coastil. Käisime natukene jalutamas juba, käisime söömas, sõime poke bowli. Siin on maali. Ja mõte on nüüd selles, et nüüd teeme jälle seda geokessarit selleks, et nagu lahendada kõik need punktid. Lihtsalt tänu nende punktidele see viib meid nagu kohtadesse, kuhu see tavaliselt linnas ei lähe. Nii et põhimõtteliselt tutvume selle linnaga lähemalt. Näeb ta iseenesest väga fantastiline välja. Suured majad ja ilus siis promenaad mere ääres. Ookean on siinsamas. Õnnelik Maali on siinsamas. Kõik meie sõbrad on siin. Mina, sina ja meie oleme kõik koos. Et igatahes naudime seda. Oleme siis Surfers Paradise sildi ees, mis on siis nii-öelda selle koha sümbol. Siin on siis selline väike promenaad. Siin on siis see silt. Selline see silt näeb välja. See on siis jalakäija tänav. Seal on mingid kohvikud, söögirestoranid. Olime 1,5 tunni tagasi siin, oli kõvasti rohkem rahvas kui praegu. Nii, mis nupp see on? See on orjanupp. See on orjanupp või? Autod on siin nagu paremad kui inimesed. Nii, siin on trammi pead. Kahju, siin GoPro's ei ole nagu hästi näha. Aga näed, siin on olemas kõrge hoone. Mis hoone see on? Q1. See on siis saan aru, büroohoone ja siis korterhoone. Ja see on juba huvitav see, et me kõndisime põhimõtteliselt 2 kvartalit nagu edasi siis nii-öelda Surfers Paradise'ist ja siin on nagu, ma ei tea, kordades vaiksem. Peatud. Trammid on päris mõnusad. Visuaalselt tundub, et nagu rahvas sõidab. Jalutame ringi, vaatame piirkonda. Ja päris mõnus on seal. Kui seal pärast seda Surfers Paradise'is on igal pool tundub nii vaikne ja hea. Ja Mookian on siin samas. Et jah. Jalutame autoni mööda randa. Siis on meil 3. päev meie seiklustest, täna on ka 3. päev, et siis täna me lähme lõpuks Brisbane'i ja vaatame selle linna üle. Aga näita, kuidas sa suunatuld paned.
ära, mis oli täielik peavalu, mingisugune 20 minutit vist otsisime parkimiskohta ja parkimismaja ja see, mis me alguses vaatasime, sinna ei saanud ja siis nüüd me maksame 3 tunni eest $25. Uniqlo olemas. Mis tundub? Palju inimesi on?